Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme uues. Aastal 2022 alustasin oma videoblogidega ning seal esimeses videos mainisin, et ehk kunagi jõuan tagasi ka Põltsamaale. 4,5 aastat on nüüd möödas ning teen ühed väikest videolugu nüüd Põltsamaast. Täpsemalt Põltsamaa sildadest. Öeldakse ju Põltsamaa on 19 silla linn. Taha jääb kirik ja linnus ja siia kõrvale kiriku kemmerg. Aga lähen otsin need sillad üles ja vaatan, mis nad endast siis kujutavad. Esimene on siis Lossi sild. Praegu see enam silla kujul ei ole, pigem tamm, mis viib siis Lossi hoovi. Aga väidetavalt on siin olnud tõstesild. Kohe siin Lossi vallide ja kiriku kõrval on järgmine sild, kiriku sild. Selline väike ta siin praegu on. Et nii Lossi sild kui kiriku sild ei ole siis üle Põltsamaa jõe, vaid hoopis üle vallikraavi. Nii, Lossist üle tee on mõisapark ja siin on ka üks Tiigi sild. See sild ise viib ühe pisikese saarekese peale. On keset tiik. Siin on ka väike istepink ja kunagi siin selline lille alus. Selle sama Tiigi silla kõrval on mälestusmärk Karl August Hermannile, Eesti helilooja, koorijuht, keeleteadlane, rahvaviiside koguja. No nii, lõpuks jõuame esimesel sillani, ka mis on üle Põltsamaa jõe, kohtumaja ehk õpetajate sild. On siis ainult kergliiklusele, et siit autod üle ei sõida. Teise maailmasõja ajal 1944 sakslased silla hävitasid, aga juba 1957 sild taastati. Sauna sild, sarnane eelmisega, et on üle Põltsamaa jõe ning on ainult kergliikluseks avatud. Aga nime saunasild sai selle järgi, et jõe mõlemal kaldal olid saunad siinkohal. Ega ma täpselt neid hooned siin ei tea, kus kohas need olid. Aga väidetavalt olid. Ja kujut ette, et võtad sauna ja siis tuled naudid vaadet ilusale jõele. Papioja sild. Seal all mõeldaks tegelikult 5 väiksemat sillakest üle selle Papioja. Ja seal eemal paistab ka pisike saarekene. Kose-Allika sild. Siis on siis ka autoga sõidetav, viib nii-öelda Kirklasse, mis on see ala sealpool. Ja eemal paistab ka Põltsamaa Niguliste kogudus. Sild kui selline on, kohati palju öelda, aga selline rohkem truubi koht ole. Kiisa-Mauru sild. Mauruks nimetatakse seda kohta, kus kivide või tammi tõttu vesi kohiseb ja vahutab. Aga see sild koos siis teise sillaga, väike sild, viivad Roosi saarele. Roosi saar kunagi oli kaubasaar, linna süda, aga teises maailmasõjas siis hävinesid hooned ja praegu nimetatakse seda siis Roosi saareks, kuhu on siis tuhandeid Roosi istikuid istutatud. Nii Kiisa-Mauri kui Väikesild ületavad siis mitte jõge, vaid Veski kanalit. Väikesillal oli ka teine nimetus, Köstri sild, kuna siin samas kanali ääres oli ka Köstri eluosa. Aga kui siit minna siia, siin on üks väike mälestussammas neile, keda küüditati Siberisse aastatel 1941 ja 1949. Nii, olen jõudnud nüüd sildade kesksesse kohta. Ühelt poolt paistab juba eelpool mainitud õpetajate sild. Siin on siis Veski kanal, mida mööda saavad kalad üles minna, üles jõge, kuna siin paistab suur sild. See on siis ainuke Põltsamaa linna sees olev autosild, mis üle Põltsamaa jõe. Ja loomulikult oli siin ka siis elektri tootmine, ühel pool üks hoone ühel pool, teine teisel pool.
aga silla koht kui selline on juba Rootsi aegsetel kaartidel. Aga kõige uuem sild, 2019 rajatud Särtsu sild, seesama Roosisaar, kus ma siin olen, ühendab siis Roosisaart põhimõtteliselt siis Suursilla ja elektrijaamaga. 1964-65 valmis ringtee sild, et juhtida just sama autovoolu Suursillalt nii-öelda siis sinna poole, et varasemalt käis liiklus ju läbi Roosisaare ja Väikse silla. Aga siinsamas on ka Veski sild, seda on juba kujutatud Rootsi aegsetel kaartidel ja on ka see üle sama Veski kanali, nii nagu ka ringtee sild. Uue Põltsamaa mõisahoone juures on Naistesaare sild. Noh, arvata võib, et viib Naistesaarele. Kui praegu on uhke supelrand tehtud Põltsamaa jõe ääres kaide ja mänguväljakutega, noh, see on mõeldud kõigile, siis see saarekene 1920-30 oli mõeldud just naistele. Supelmaja ja rand. Kas see nüüd oli parem või mitte, kes oskab öelda. Kas siit oli ka hea ujum minna, noh, arvestades praegu on kaldaäär natuke selline kõrgem ja mitte liivasem, siis võib-olla kõige parem supluskoht see tol ajal ei olnud. Aastal 2006 valmis rippsild Iidsele silla kohale ja nimeks on siis Parvi ehk Kirikumäe sild. Parvesild sellepärast, et August Parve esimese Eesti Vabariigi ajal rajas siia tööstust, villa, jahu ja saeveski tööstust. Aga Kirikumäe väidetavalt oli siin aastani 1600, aga kirik, Põltsamaa esimene kirik siin samas lähistel. Põltsamaa jõgi pakub nii kalastamisrõõmu kui supitamisrõõmu. Jõudes juba lossi juurde tagasi, on siin järjekordne sild, veinitehase sild. Nagu nimigi viitab, siis siin samas lähedal oli veinitehas, töötas 20. sajandi alguses. Aga see sild ise toob veinitehase saarele. Siin, jah, selline pisike saar, Põltsamaa Jordani kogudus. Vesivärava sild, mis viib siis juba lossi tagaküljele ja ületab vallikraavi. Nii, hakkame vaikselt sildadega lõpetama. Kui sealpool, kus siis kalamehed paistavad, oli veinitehase sild nende taga, see on siis veinitehase saar, siis teiselt poolt sellele saarele viib Saariku sild, pisike nagu ta on. Aga viimane sild paistab ka siit kohe samast, Jahimeeste sild. Ja viib see eraldi väiksele saarele, mis siit siis on näha. Ja saarel on siis Põltsamaa Jahimeeste selts. No nii, sillad on vaadatud. Olgu siis öeldud, kasutasin marsruuti, mis on ära toodud Visit Põltsamaa lehel. Seal oli ka informatsiooni iga silla kohta. See aastal 2026 tähistab Põltsamaa 100 aastat linna õiguse saamisest. Siin on ka näha praegu selliseid märke 100. Ja mis ma siin ikka oskan soovida, et Põltsamaa on jõudnud korralikku ikka. Minu poolt praegu kõik ja näeme uues. No nii Põltsamaa, mis on veel pakud? Pehme jätis, paadisõit, jõgi, mida veel tahtnud? Õige, kalastada saab ka jõe ääres.